varem oli tasuta, varem te olite kaup. Ehk et ma ütlen, et tasuta juust on hiirelõksu sees. Et kas me oleme selleks valmis, eks, et ühtepidi, et head ajakirjandust, et see töö, mida teevad need ajakirjanikud, see ei ole lihtne töö. See on kallis töö, eks ju, tähendab tegelikult, seda tööd on palju. See töö on mõnikord tüütu, see töö toob küllalt palju pettumisi ja frustratsiooni. See töö toob suhteliselt palju negatiivseid emotsioone, eks niimoodi. Ja selle tööst ei maksta ka väga palju palka, ülemäära palju palka, aga see on nagu see, et miski peab seda masinavärki töös hoidma ja see on nagu lugejate raha peabki olema, sest kui poes oleks tore näiteks, et kui kartul oleks poes tasuta, selle tulemus oleks see, et me ostaksime oma Selverid ja maksime esimesel päeval kartulist tühjaks, eks ju, aga kedagi, kes kartuleid kasvataks, eks ju, sellise hinna juures, eks ju. Me enam ei leiaks, see tähendaks, et 3.–4. päeval enam kartulit ei oleks. Võib-olla see näide kõlab pisut banaalsena, aga lihtsalt, et ajakirjandus ongi raske töö, mille eest tuleb maksta raha ja ajakirjandusel on väärtus, millest peab maksta, eks ju. Selles mõttes, et see sama YouTube tegelikult ei ole tasuta. Jääb mulje, et on tasuta, aga teile näidatakse reklaami, ehk te olete kaup, mida siis YouTube vahendab, ma ei tea kellele, kihlveokontorile, kelle reklaami seal näiteks järgmised 52 sekundit vahepeal näidatakse.